järve peal, olen kaldast umbes selline 3 kilomeetri kaugusel. Ja hakkame siis otsima seda särjeparve. Seal kaugemal mingi punt juba püüab. Täna iseenesest siis on selline suhteliselt külm hommik, et -3 näitas autos enne kui ma peale tulin. Et särg võib olla kõige paremini täna ei söö, aga päeva peale läheb soojemaks. Ehk siis hakkame vaatama loodiga siis, kas siin all on kala või ei ole. Ja nagu näha, siis tegin augu vist kohe õigesse kohta. Et kala on siin all olemas kohe. Hakkame siis vaatama, kas ta süüa ka tahab või on veel liiga külm ja tuleb natukene oodata. Aga laseme natuke sööta ka alla, et siis siin kevadel väga midagi peenutsema ei pea, et kasutan sellist valmis sööta ja lasen siis söödatopsiga selle sinna põhja peale ja osa viskan ka niisama august alla. Ja siis polegi muud, ajame tõugud otsa ja läheb püügiks. Vaatame, mis siin siis täna juhtuma hakkab, et tuul kisub üsna üles kruttima, aga ehk ei hakka külm. Nagu näha, siis esimene kala on käes kohe, nii kui see kirp sealt alla kukkus, kohe võttis, et paneme kala siis siia. Mul on selline tugevast PVC materjalist kott, et paneme kalad siia sisse. Kalamõõt on üsna kena. Kalamõõt on täna üsna kena. Et seda partiid, mis ma siis täna siit püüan, et neid ma kuivama ei pane, et need kalad ma teen siis purki. Tuleb siis nii-öelda kala ära rookida ja soomus maha võtta ja siis lõikad nad ristipidi sellisteks viiludeks ja lähevad koos luudega siis ahju. Paned nad purgi sisse ja tomatipastat, õli ja pipart ja loorberilehte ja kes soovib, võib panna tüümianit ja mida kõike veel, et fantaasia on piiritu ja siukse 2,5–3 tunniga on kõik need luud pehmed ja tulemus jääb väga maitsev, et samasugust asja ma teen siis ka vimmaga. Vimb on muidugi veel maitsvam. Aga ei pea jah alati särge kuivatama. Tõuku võiks siis kaasas olla umbes selline 30 grammi, et siis veab päeva lõpuni kindla peale ära, et siin need all nosivad päris usinalt ikka neid otsast ära ka, et isu on poistel hea. Aga siin kuulda oli, et siin mingid lätlased olid, kui olid need soojad ilmad olnud, siis siin tõmmati 50–60 kilo näkku, et muidugi kui korraga püüda mitme ridvaga, siis aga noh, see on jube selline vehkimine, et ma ei viitsi. Mulle piisab sellest ühest ridvast ka. Kasutan enamasti siis kevadisel Peipsi püügil sellist banaanikujulist ja kuldset, enamasti kuldset, aga ka punast marmõssi. See talve lõpu särjepüük siin Peipsil on väga lihtne, et sellega saab igaüks hästi hakkama
ja kui satud veel heale soojale päevale, siis võib saada siit ikka väga-väga suuri saake. Praegu näitab jälle kala all vägevalt, et oi kui ilus. Niisugune paarisaja grammine. Näitas küll, et täna läheb päeva peale pilve, aga ma loodan, et seda päikest jätkub ikka kauemaks, sest päiksepaistega see kala siin võtab tunduvalt paremini kui pilves ilmaga, et selline see kevadine särjepüük on. Aga on juba kuulda ka, et käiakse Nasval püüdmas, et eelmine aasta oli täpselt samamoodi, kui siin Varnjas püüti särge jää pealt, siis mina püüdsin samal ajal juba Nasval väga eduliselt, et sinna tuleb ka kindlasti ühe korra minna, et seal ma nii-öelda õngepüüki iga aasta alustan, et ühe korra tuleb seal ära käia. Mida lõuna poole, seda passiivsemaks see särg on jäänud. Et rohkem on ahven nagu aktiivseks muutunud, et käisin vahepeal üleval pool ka vaatamas, mida mehed teevad, aga kellegil täna mingit erilist saaki ei olnud. Mõnel mehel oli ainult paar särge. Ja siit august tuleb ka nüüd ikkagi rohkem ahvenat kui särge, aga midagi vaikselt ikka tilgub. Särjele meeldib siis selline nii-öelda langev sööt, et sellist väristamist nagu ahvena kirbutamisel, et sellist asja ei ole vaja teha, et vahest toimib ka selline mäng, aga enamasti võib see hoopis selle särje ära hirmutada, kui see asi seal all liiga palju liigub. Et vahepeal lihtsalt tõsta ja lasta langeda. Aga kala on ilus, jah. No mis sulgkaalus asi siin nüüd otsas oli, aga läks ära. Aga nüüd vist sain kala all jälle käima vahepeal. Kajalood näitab, et põhi on ilusti kala täis. Vaatame, mis siit kohe otsa lööb. Ei jää küll. Kus on raks, kus nüüd vajutas, aga tuleb ilus suur särg. Ups. Käisin siis vahepeal ka haugi püüdmas, et tähelepanelikum kanali jälgija mäletab, et mul läks eelmine kord siis haugi püügil üks päris kena kala ära, mis siis tõmmas 0,28 tamiil, käis nagu niit tõmmati puruks seal all, et käisin siis ühe korra veel proovimas ja et küll nii suur kala ei õnnestunud tabada, aga tabasin ühe sellise 2-3 kilose kala, oli selline lühike ja jässakas ilus kala, et näitan teile siis sellest kalast kohe klippi.
tule välja nüüd siit august. Tule. On suurem kala otsas. Natuke aega teda väsitasin või. Hopsti, tule, oova. No. See on juba selline paarikilone kala. Kena kala. Ilusad värvid. Aga ärme teda kaua kiusa. Laseme ta ilusti tagasi. Mine uju. Kajaloodi pealt on hästi näha, et särg ja ahven siin kordamööda käivad ja võistlevad, et kui ahven ikkagi tuleb, siis särg laseb jalga ja siis vahepeal ahven läheb ära, siis tuleb jälle särg platsile tagasi. Seda siit Kajaloodi pealt on väga hästi näha. Et nad... No see on nüüd natuke väiksem kala vist. Ei ole täitsa enam-vähem. Või noh, ikkagi jah, pisike, sükene 100 grammi. Et tuul on täna nii vali, et tahaks muidu ilma kinnasteta püüda, aga raisk hakkab näppude peale niimoodi. Et muidu, kui siin need kevadel päiksepaistelise ilmaga on kohati hakkab jää peal nii soe, et võib lausa jope seljast ära võtta. Aga täna paraku ilmaga nii hästi ei vedanud, ütleme nii. Ossa raisk, mis siis nüüd juhtus? Selline see särje klipp siis täna tuli. Kohe palju õnnestust. Teda siit siis välja kiskuda. Ilm ei olnud täna küll minu poolel, et kuulete siit ise ka, siis päev otsa on tuul selline üpris kõva tuul. 9,5 kilo. Päeval oli ainult paar kraadiga, aga ikkagi võib päevaga rahule jääda, et alati ei olegi saagi kohustinti see protsess. Järgmisel korral ma arvan, näeme juba Võrtsjärvel ja proovime seal püüda lutsu. Et peale eelmist klippi siis kirjutati mulle päris mitu kirja ja anti häid soovitusi, kuhu minna. Seega näeme juba järgmises. Jälgige Tellisti kalastuskanalit. Kõike head!